ja nüüd 3 tundi enne show algust oleme kinni püüdnud ühe ainsa ja kõige suurema eurofänni Ivar Laeva, kes on 15. Eurovisioonil. On nii, Ivar? Ma ei ole kindel, kas ma olen kõige suurem, aga ma olen ilmselt sinna kategooriasse ikka kuulun. Ja no väga esituslik outfit, et ütleme suur kummardus Tommy Cashile. Tommy Cashi me peame toetama, sellepärast, et Tommy Cash on täiesti eraldi nähtus, täiesti väga lahe artist, kelle poolt täna täiesti nagu pöialt hoida, sellepärast, et ma ei tea, ma ei mäleta, millal Eestist oleks niisugust artisti olnud, keda tuntakse üle maailma. No siin ka rääkisin fännidega, kõik hoiavad talle pöialt ja tõesti kõik räägivad temast. Jah, muidugi, absoluutselt kuuleb, mis sa tahad siis? Absoluutselt. Kuule, aga sinu Eurovisiooni karjääri aja jooksul, et on veel olnud mõni artist, kes on tegelikult Eestist mitte nüüd nii palju menu, aga ikkagi olnud väga räägitud artist? No ma mõtlen, neid on nii palju olnud. Need on tõesti palju olnud. Ma mäletan muide, teate, ma tõesti tuletan meelde eelmise aasta Puuluup ja 5 miinust, eks ole, ma panen meelega need nimed tagurpidi, et nad olid ülimalt professionaalsed pressi, fännide ja kogu selle protsessiga, mis Eurovisioon endaga kaasa toob. Aga neid on olnud rohkem veel, et Eesti laulud enam-vähem on alati olnud siuksed, et nad on kenasti hakkama saanud. Jah. Aga tõesti, sul on ka pilet täna õhtuks, on nii, eks ju? Aga sul on ka akrediteering tehtud? Mul on akrediteering tehtud ka, selles mõttes, et ma olen nagu selles meie OGA ehk siis fännklubi sotsiaalmeedia haldajana ja siis piletid mul on olemas, see ei ole odav lõbu, aga on olemas. Milline hasart nende piletite soetamine on? Ma saan aru, et 9 minutiga müüdi siia piletid välja. Kas sa olid siis seal niimoodi arvutis ja klõbistasid? No, ma olin seal, aga ma mõtlesin, see aasta oli mul natukene teistmoodi, et tegelikult eraldatakse fännklubidele piletipakette koodiga, mida saab ilma järjekorrata, aga küsimus on lihtsalt selles, et ma mõtlesin, see on nii kallis, 3 piletit kokku ja ma ei ostnud. Ja ma ei saanud seal järjekorras jõudnud kuhugile ja mitte keegi minu tuttavast ei jõudnud, aga loomulikult lõpuks selgus, et mõned inimesed nagu seal fännklubides ütlesid, et nende jaoks on liiga kallis ja ma sain selle koodi ja nüüd ma olen siin. No nii. Räägi, Ivar, kuidas sinu jaoks Eurovisioon on ajas muutunud? No ilmselgelt sa ikkagi armastad seda üritust, aga no, on see nüüd kõik ainult show, enda promo, ilmselt ka päris palju poliitikat? Eurovisioon kui siuke, et mida ma räägin, et Eurovisioon on alati olnud üks mõjuvõimsamad popmuusika või mingid teistsuguseid, selles mõttes muusikashowsid, kus on igasuguseid muusikastiile tulnud. Eurovisioonil on ülesminekud, allakäigud, et nagu selles mõttes on siuke natukene raske rääkida nii pikast perioodist, aga ma olen alati öelnud, et ärge hitke meelt. Et kui ei meeldi, siis ei meeldi, hakkab meeldima ja me oleme näinud väga suuri staare, kes on praegust nagu tulnud ja teine asi, mis sa küsisid, on see, et Eurovisioon on muutunud. Et Eurovisioon on väga muutunud läbi aegade, rääkimas sellest, et mis on telepildis ja teine asi on see, mis on koha peal, et ka koha peal, mis oli vanasti ja mis on nüüd on väga muutunud. Nii, aga kuule, Šveits ei ole odav lõbu, Šveits on veel kallim lõbu kui meie oma kodu Eestimaa. Räägi, kuidas sa nüüd siin niimoodi soodsamalt majutud või kus sa majutud? Ma olen Prantsuse poole peal, Mulhousis ja see ei ole üldse kallis. Et ma sain väga ilusa korteri, väga odavalt. Ma arvan, et Eestis umbes Eesti hinnaga Airbnb, aga ma võidlen vastu hindadele, et väljas süüa või kui sa lähed baari ja tahad ühe mõnusa sükse jaotuvat ringida, see on kallis. Aga kui sa lähed poodi, siin samas muide vastas, kohe siin samas muide, on paraku hinnad odavamad kui Eesti poodides. Ma olen sinuga täitsa nõus. Siin on üks pood, mis on niimoodi Maxima tasemel täitsa. Ei ole üldse niimoodi, igas kohas ei ole, et issand jumal, mis hinnad on ju? Ma olen väga üllatunud, et ma seal väikelinnaski käisin poes Carrefouris ja
ja olen nagu neid hindasid ja muidugi ma ostan oma korterisse süüa, tahaks hommikusööki mõnusat croissante ja asju, kui ma juba Prantsusmaa poolel olen, et need ei maksa üldse midagi. Eestiga mõistes ma ei saa aru, aga ja muide Šveitsis samamoodi, nii et me ei pea päris nagu panema üks ühele, et Šveits on kallis riik, Šveits ei ole nii kallis riik. Ivar, kes võidab Eurovisiooni aastal 2025? Tommy Cash. Aga kes tuleb teiseks? Mina kui Tommy Cashi koopia. Ei, ma ei tea. Ma arvan, et siin on nii palju neid süükseid asju, mida ma nagu ei tahaks rääkida. Et mulle endale nii meeldib Iisrael, aga Iisrael on nii tundlik teema, et ma ei saa, mulle läheb see hinge see lugu, aga ma ei oska öelda. Kes sulle veel meeldivad? Millised lood? Jälle Tommy. Mulle meeldib Prantsusmaa väga. Mulle meeldib ka. Prantsusmaa on ilus siuke ja kõige huvitavam on see, et mulle meeldib San Marino. Tuta Itaalia, eks ju? Et nagu kujutate ette San Marino, kes on tegelikult püüelnud nagu aastaid ja lõpuks ometi on mingi lugu, mis mind täiesti haarab muide. Aga rohkem ei ennusta muide. Ivar, väga tore oli sinuga kokku saada ja elagu ikka Eesti fännklubi ja Eurovisiooni fännklubi Eestis, eks? Tervitame Eesti fännklubi, sellepärast, et nad on täna muide vaatamas kõik hästi tublid ja hästi toredad noored inimesed kõik võrreldes minuga. Ja tervitame Eesti rahvast ka. Just. Just. Head show'd sulle! Aitäh sulle!